armas vaataja, olukorras, kus me praegu oleme, ootab maailm kõige enam vastuseid küsimusele, mis saab edasi. Meie igapäevaseks jutu- ja mõtlemisteemaks on viirus ja haigused. Haigused on aga teatavasti hirmutoit. Vaimne tasakaal sõltub sellest, millises suunas me mõtleme ja millised kujutluspildid on meie peas. Need annavad jõudu kas armastusele või hoopis ärevusele ja pidevale paanikale meie sees. Indiaanlastel on teada tarkus, et inimeses on 2 koera või hunti. Üks on neist hea ja teine on halb ja nad on pidevas võitluses. Võidab aga see, keda me paremini ja rohkem toidame. Inimene saab oma mõtteid suunata mitmel moel. Üheks võimaluseks on kirjanduse läbi mõtte eeskujusid leida. Mina töötan igapäevaselt raamatute keskel ja puutun kokku erilaadi kirjandusega. Seetõttu on mul hea võimalus siin teile esitleda sellist kirjandust, mis avardab tavamõtlemist ja suunab sellele, et elu on muutumine ja just paindlik mõtlemine on muutustega hakkama saamiseks vajalik. Ühtlasi olen ma õppimas maaväliselt juhitud Maria Angletorium galaktilise inimese suhtlemiskoolis ja selle kooli motoks on just väljend mõte loeb. Praegu ma tutvustan 2 lasteraamatut. Need on üldiselt mõeldud põhikooli 2. vanuseastmele, aga sobivad huvitavaks lugemiseks kõigile. Need raamatud on siin, et üks on siis Astrid Hiisjärve, meie Eesti autori raamat Vaimar. Ja teine on tuntud inglise kirjaniku David Almondi Skellig. Need raamatud on omavahel süžeelt ja ideelt sarnased, sest nad mõlemad räägivad seletamatutest nähtustest. Mõlemas raamatus saab alguse sellest, et pere kolib uude kodusse ja sealt peale algavad siis erilised sündmused, hakkab juhtuma. Kui praegu on olukord, kus ilmub järjest rohkem ulmekirjandust, siis neid raamatuid saab nimetada siiski tõsielulisteks, sellepärast et nad baseeruvad isiklikul kogemusel. Astrid Hiisjärv on oma raamatusse sisse kirjutanud oma seletavad või ennustavate unenägude ja vaimolenditega kohtumise kogemuse, aga samas ka selle mälestuse lapsepõlvest, kus täiskasvanud teda ei uskunud. David Almond toob mitmel puhul sellesse raamatusse sisse teadmisi tuntud inglise kunstnikust ja luuletajast William Blake'ist, kes teatavasti ja väidetavalt olevat oma eluajal vaimusilma läbi näinud ingleid ja ta on neid palju joonistanud. Mõistetavalt ei olnud teda usutud tema oma eluajalgi ja ta ei saanud ka tuntust, et kuulsaks said tema tööd ja siis ka tema alles tükk aega hiljem. Tänapäeva lapsed ehk praegu tulev uus põlvkond on palju intuitiivsem võrreldes varasemaga ja seetõttu nendel on tihtipeale selliseid kogemusi, milleni nende vanemad ja täiskasvanud ei ulatu. Inimese arenguõpetuse teooria väidab,
et just eelkooli eas ehk vanuses 3–7 aastat areneb lastel fantaasia ja sellel ajal on nad väga vastuvõtlikud. Nüüd, kui lapsel ilmneb selgelt nägemise või selgelt tajumise kogemus, siis vanemad teadmatusest võivad pidada tema suhtlemisi vaimsete sõpradega fantaasia viljaks ehk väljamõeldiseks ja halvemas olukorras nad keelavad kategooriliselt sellest üldse rääkida. Sel juhul laps hakkab oma mõtteid varjama või ta sulgub ebakindluses enesesse ja see on halb. Kui vanem kuulab ära, kui saab temaga avatult vestelda, kui ta toetab, kui ta mõistab, kui laps saab vanemat täiskasvanu hoole all aktiivselt ise avastada ja tegutseda, siis ta leiab, et maailm on tore paik. Psühholoogia väidab sedagi, et abstraktne mõtlemine saab alguse just selles samas eelkooli eas, aga tegelik arenemine algab teismeeas ehk vanuses 11–16 aastat. Abstraktne mõtlemine on siis see, mis võimaldab meil asjadest aru saada, seoseid luua, probleeme lahendada, arendada ideid ja loovust ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle arenemiseks on väga oluline, et varasemad kogemused ei oleks pärsitud. Paraku on aga nii, et täiskasvanud tihtipeale peavad seda maailma, suhtuvad sellesse maailma skeptiliselt, mida peavool ja haridus, millest on vaikinud ja mõnikord isegi on peetud seda ohtlikuna väljamõeldiseks. Nende raamatute lapsed õnneks omavad selliseid täiskasvanuid, kes on neid ära kuulanud ja kes neid mõistavad. Skelligi raamatus on selleks täiskasvanuks ühe peategelase, koduõppel õppiva tüdruku Miina ema. Tema on just see, kes toob ajuti sisse siis teadmisi William Blake'i kohta. Ja ma loen siit raamatust ühe katkendi. Lapsed olid nimelt joonistanud pildi sellest olendist, kelle nad garaažist, uue kodu garaažist leidsid. Ja see oli armetusolukorras mees, aga ta osutus ingliks. See võib olla kes tahes, ütles Miina, või mis tahes. Tema ema pöördus meie poole. See on hea, kas pole, Mikael, sõnas ta. William Blake nägi selliseid. Ta ütles, et me oleme ümbritsetud inglitest ja hingedest. Me peame ainult oma silmi rohkem avama. Vaatama hoolikamalt. Noogutasin. Ta võttis riiulist raamatu ning näitas mulle Blake'i pilte tiivulistest olevustest, keda Blake oli näinud Londonis oma väikeses kodus. Võib-olla suudaksime me kõik selliseid olendeid näha, kui ainult teaksime, kuidas, sõnas ta. Ta puudutas mu põske. No ja siis ta ütles, et aga mulle piisab, kui teie 2 inglit minu lauas istute. Vaimari raamatus on selleks täiskasvanuks kolimisautojuht. Tema ütleb lastele, et ega täiskasvanud ei hakka neid asju enne uskuma, kui nad ei ole isiklikku kogemust
saanud. Õnneks on laste vanaemal see isiklik kogemus ja ka nägemisvõime olemas ja temast on esialgu nende abiline nende seiklustes. Nendes raamatutes on mõlemis ka üks tegelane, kes vaagub elu ja surma vahel. See paneb nii lapsed kui raamatus tegutsevad lapsed kui ka lugejad mõtisklema nendele teemadele sügavuti. Skelligi raamat lõpeb tõdemusega, et piiri on tõelisuse ja fantaasia vahel võib olla väga habras, elu ja surma vahe veelgi hapram. Raamatu peategelane Mikael mõistab seda tõde siis, kui ta on koos vanematega kolinud uude elupaika. Ühtlasi saab aga poisile selgeks seegi, et vastutus endast nõrgema ja viletsama eest on iga inimese kohus. See siis näitab, et see raamat on igati õpetlik kõigile ja tasub uurimist. Et mina loodan, et nii lapsed kui suured leiavad nendest raamatutest äratundmist ja julgust avaramalt mõelda. Tänan omalt poolt raamatu autoreid ja kõiki, kes nende avaldamisega seotud on. Aitäh!